See Gruusia on mingi sellise kujuga riik. Siin on Mustmeri, minu järgi nimetatud. Siin on Türgi, siin on Armeenia, siin on Aserbaidžaan ja siin on Venemaa. Me alustasime siis siit. Siin on Tbilisi. Sõitsime Gorisse. Nüüd oleme 2 päeva olnud Kutaisis. Ja nüüd meie plaan on jõuda Batumi. Batumi, see on kuurortlinn. Normaalsed inimesed läheksid Batumi siit. Siit läheb suhteliselt normaalne tee. See võtab aega kuskil 2,5 tundi. Aga me siin keskel on mäed. Ja meie üritame murda siis otse üle mägede ja siia. See võtab meil aega ilmselt terve päeva või midagi sellist. Aga mägedes meile meeldib käia ja teeme ära. Oota, Risto, sa leidsid kiirtee üles või? Jah. Mine ära. Ongi soolane. Jumala mineraalvesi. See sama vesi nüüd põhimõtteliselt, jah? Aga algallikas. Ilma vurtsuta. Jaa. Nii kõrgele jõudnud, et vaated hakkavad kaduma pilvedes. Proovime siin ühte kõrgemat tippu ära vallutada oma džiipidega. Oleme mingi natuke üle 2000 meetri peale tõusnud. Siin on ülimõnus olla. Esiteks on natuke jahedam. All oli kogu aeg 30 kraadi, sest nüüd on meil mingi 20. Siin on avarust. Kui lõpuks jõuad nii kõrgele siia pilvede kõrgusele, siis hakkab see mets ära kaduma ja see on ülilahe. Vantik annab üles ja vedada. Me tahme nüüd üle nende mägede minna. Google Maps tegelikult näitas, et siit ei saa üle, aga me arvame, et saab, sest ühel pool mäge on küla ja teisel pool mäge on küla. Ja vaevalt, et need inimesed alt tiiruga käivad. See mingi 8-tunnine tiir või nii. See puhkekeskus on üli super lahe. Igaüks ehitab omale kätte saavatest materjalidest maja ja see tee peaks meid siis viima sinna teise poole neid mägesid. No on ikka meesta. Hästi uskumatult lahedad teed on sellised vaate, et kedagi teist ei sõida. Täitsa lõpp. Kõige karmim, et me peame jõudma nüüd sinna alla orgu ja siis me lähme sealt alt orust alles tagasi ülesse ja üle nende mägede ka. See on nüüd ikka päris Gruusia küla. See ei ole mingi suvilarajoon. Naised teevad all heina ja majakesed, loomad, kanad, lehmad, lapsed. Majad tunduvad nii, et allkorrusel ei elata, et allkorrusel on nagu laut ja kuur ja siis üleval korra peal soojem elada kohe. Nii nad siin on. Siin pool mäge, siis me oleme Türgi poole mäge jõudnud ja järsku on see küla muutub moslemi külaks. Siin oli isegi mošee olemas ja arvasime, et me oleme saanud üle selle mäenuki ja siis avastasime, et jõgi voolab endiselt meile vastu, mis tähendab, et ikkagi ei ole. Me oleme üle mäenuki saanud siis, kui jõgi hakkab meie suunda voolama. See on siis ilmselt nüüd see mäekoht, millest me peame üle saama. Ja siis me oleme teisel pool seda mäge. Mingi silt oli, mis näitas, et järgmisse külla on 18 kilomeetrit. Meil ei ole põhjust uskuda, et see tee vahepeal paremaks läheb selle 18 kilomeetri jooksul, et miks. Siit näeb siis päris hästi seda maja ülesehitust, millest need külad koosnevad.
et allkorrusel on siis loomad ja laut. Siit taetakse sealt august otse välja. Ülevalkorrustel on inimeste elamine. Seal üleval on vist ka peldik, kus siis otse kukub alla ja nii see elu läheb. Siuke on see alumine korrus siis, kus loomad on. Ütleks, et täitsa kaval disain. Keskel kokku ja tagant välja. Siit ülevalt juba natuke paistab see küla, kuhu me just jõudma peaksime. Vaikselt hakkab mets tagasi tulema ja päris sellest mäetipust hakkame alla jõudma. Väike kartulikasvatus, samasugused onnid. See paistab ikka see moslemi värk olevat. Nii, nüüd on üks tee on kinni pandud. Teine on valesse kohta. Me ikkagi katsetame seda teed, mis on kinni pandud. Valisid kuradi õige päeva tsemendi valamiseks, noh. Värske betoon. Juhatatakse sealt ülevalt. Selle maja tagant sealt. See on mingi päris mitu kilti. No peab tagasi minema. Korralik. Ka massi järgi. Davai, lähme. Seiklus. Rene, tule peale. No nii, katse 2. Potkas parema. Üsna põnev, kuidas heinakoormaga sild siit läks. Täis müstika tee, kuhu meid juhatati. See on just selle lindtraktoriga sisse lükatud, siin polegi mingi tee. Vaikselt hakkame tsivilisatsiooni tagasi jõudma, vähemalt mul on tunne, et ma näen seal ühte küla, kus on maja, millel on ilmselt ka projekt olnud. Saime selle silli kätte lõpuks. See, kes seda sama teed oli sõitnud, mis meiegi. Müstika, aga no see on 6-veoline ka. Ja tagasi tsivilisatsioonis.